Attention! Start on saanud hoo sisse ja selles sõidus siis on naisveteranid vanuses 50 ja 60 pluss ja mitte ainult Eestist, vaid ka Soomest, nagu näha, ja Lätist. Ning hetkel on kaamerapilt jälgimas võistlejaid masinatel 5, 6, 7, kes on siis vastavalt Aali Lilleorg, Üha Järvamägi ja ka Ritva Rebonen. Nii et selles sõidus tuleb vaadata jällegi, miks need virtuaalsed paadid on seal erinevat värvi, sest et on erineva klassi võistlejad ja Ritva Rebonen on ainus, kes on siis 60 pluss vanusegrupi võistleja. Teised kõik on nooremad, on 50 pluss grupist ja selles arvestuses on praegu, võib öelda küll, lausa kolmik juhtimine. Kui sõidetud on nüüd 250 meetrit juhtimas Eha Järvamägi, tema järel kohe Tiia Riis ja Aali Lilleorg, kes siis täiesti võrdselt kõik kolmekesi toimetavad, pingutavad ja väga keeruline on küll ette ennustada, kes siis siit võitjana nüüd väljuma peaks. Korra võtan ette ka eelmise aasta näitajad ja vaatan, kuidas eelmisel aastal kujunes, kes sellest seltskonnast üldse on pundis tänavu. No igal juhul Tiia Riis on kõva tegija, nii nagu ta ka praegu seda täiesti kinnitab. Teisel positsioonil liikudes oli ta ka mullu teine ja Aali Lilleorg on tulnud nüüd ära vabaklassist eelmisel aastal 3. koha saavutanuna veteranide klassi, aga on ka kindlasti selle sõidu üks medali pretendent, aga sõit on hoopis juhtimas Eha Järvamägi, kes eelmisel aastal ei osalenud, aga nimi on tuttav kindlasti sisesõudmise sõpradele, kes väga pingsalt erinevate klasside protokolle vaatavad, sest et Eha on varasemalt ka võistlustel osalenud ja siin ongi näha, kuidas nüüd hakkab natukene kas siis Järvamägi edu siin suurenema Tiia Riisi ees, küll on aga väga selgelt vahed sees juba Aali Lilleoru pingutamist seal vaadates, sest et ta on hetkel 3. positsioonil, kaotamas hetke liidrile Järvamägile juba nii virtuaalse paadi pikkusega ja tõenäoliselt seda vahet ei õnnestu nii vähese järelejäänud maa jooksul küll nüüd tasa enam teha, aga igatahes on praegu Järvamägi edu kasvamas ja kasvab nii 3. positsioonil sõudva Lilleoru kui ka Tiia Riisi ees, kes siis hetkel teist positsiooni, teist kohta enda käes hoiab. Ja veel kord siis Tiia Riis on mullune teine ja on heas mõttes oht, et see koht ei muutu, sest et alla 200 meetri on jäänud sõuda. Aga näete, kolmandaks on hoopis tõusnud külalisvõistleja Tarita Vähavahe, nii et Tarita teeb ilusat tööd, on tõusnud jõulise sõiduga hoopis 3. positsioonile ja Aali Lilleorg on jäetud hoopis 4. On jäetud medalipositsioonilt praegu välja ja tundub, et välja ta sealt ka jääb, sest et poodiumile enam ei õnnestu ennast tagasi võidelda. On jäänud piisavalt vähe sõita veel, sest et viimase 50 meetri joone just liidrid siin ka hetkel ületasid ja sõit on jätkuvalt juhtimas Eha Järvamägi. Tiia Riis on küll nüüd lõppu eel väga kõva rünnaku ette võtnud, aga sellest ei piisa. Mullune teine koht jääb samaks, 3.54,1 tema koht ja võitja Eha Järvamägi. Palju õnne, 3.52,7. Tarita Vähavahe Soomest 3.57, väga ilusa tulemuse teinuna. Ja 4. Aali Lilleorg 4.05,6, ka see on märkimisväärne aeg.